Ja tere hommikust kõigile. Loodetavasti leiate endale kõik kohad. Siin eespool on ka veel täiesti kohti olemas, kes on julged eestlased, tulevad ikkagi siia ettepoole. Ja suur tänu, et te kõik siia konverentsile tulite, kes te vaatate meid ka videosilla vahendusel või salvestusest. Tänane konverents, mis kannab siis pealkirja Maismaa tuuleparkide ja elustiku vastastikused mõjud, keskendub väga aktuaalsele küsimusele, kuidas siis arendada tuuleenergiat, arvestades samal ajal meile nii olulist elurikkust ja looduskaitset. Minu nimi on Kristo Elias, ma olen ERR-i ajakirjanik ja minu ülesanne on siis järgmise 2 päeva jooksul seda konverentsi siis antud teemas hoida ja ka kokkulepitud ajas hoida, et me saaksime ilusti kõik need ettekanded ära pidada. Ja lõpus ka paneeldiskussioon. Ja kui te vaatate siis enda ümber, siis te näete võib-olla tuttavaid inimesi, kellega te olete võib-olla kohtunud metsas või põllul, võib-olla hoopis kuskil koosolekuruumis, olete nende nime näinud kuskil mingisuguses dokumendis, aga võib-olla olete kohtunud hoopis kohtus. Mine tea, kõike on siin ette tulnud ja konverentsi korraldajate eesmärk on siis olnud tuua siia saali kokku kõik eksperdid, arendajad, ametnikud, teadlased, kes selle teemaga igapäevaselt tegelevad ja vaadata koos ka rahvusvahelist praktikat ja ka Eesti kogemust, siis et arutada praktilisi lahendusi ja võib-olla ka neid välja tulnud väga arvukaid väljakutseid ja küsida siis, miks me võib-olla oleme sattunud ka veidi ummikusse, kuidas sellest tulla välja ja liikuda edasi. Aga alustame kõigepealt avasõnadega ja videosilla vahendusel tervitab meid energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Lugupeetud korraldajad, head eksperdid, arendajad, ametnikud, teadlased, kohalike omavalitsuste esindajad ja väliskülalised. Mul on kahju, et ma ei saa täna Tartus teiega samas ruumis olla. Aga mul on siiralt hea meel, et see arutelu toimub. Ja toimub just nüüd. Põnevad ajad on. Nii heas kui halvas mõttes. Alustan heaga. Saime valitsusest ülemöödunud nädalal läbi tuuleenergia vähempakkumise. See tähendab, et võimalusi Eestis tuuleenergia arendamiseks tuleb juurde. Saame juurde soodsat ja puhast elektrit. Selle kõrval tegeleme ka mõtetega, kuidas neile investeeringutele hoogu anda. Sest ma olen täiesti kindel selles, et kui tehakse suuri investeeringuid, siis peavad kohalikud tundma, et nende elu läheb sellest paremaks. Selle jaoks anname kohalikele omavalitsustele märkimisväärse tuulehoo preemia. See on tehtud piisavalt suureks, et elu tõesti tuntavalt ja mõõdetavalt paremaks läheks. Ja kiiremini kui seniste plaanidega. Kuulete konkreetseid plaane lähema kuu aja jooksul. Samuti on töös suuremahuliste investeeringute riiklik käendus ja tulukindluse meede, millega läheb küll rohkem aega, aga mis võiks kindlasti ka tuleviku energiaplaane hoogustada. Olgu need siis meretuulepargid või tuumajaam või vesisalvestus. Samas on teada, et põnevad ajad võivad tähendada ka raskeid aegu. Kahtlemata on praegu energeetikas toimuv paljudele muret tekitav. Rääkides kitsamalt sõdadest või laiemalt ärevusest ja tulistest vaidlustest, ka libainfost, siis need ei ole asjad, mis ühiskonda edasi viiks. Ma eelistaks üldjuhul tegeleda muude asjadega. Aga ka halvast tasub head otsida. Võib-olla ongi eduka ettevõtja üks eeldustest oskus otsida võimalusi. Teatud optimism. Ja see optimism on edasiviiv jõud. Teame, et energiahinnad on viimastel nädalatel jälle tõusuteel. Hea küll, mis läheb üles, tuleb pärast kindlasti ka alla. Aga sellegi poolest on praegu hinnatõusu mõju tuntav. Aga tuul puhub ikka oma soodu. Päike paistab edasi, isegi talve lõpupoole. Ning ei tuul ega päike pole läinud kallimaks, olenemata ärenevusest.
See on võimalus. Võimalus seepärast, et energiat on meil kõigil vaja. Meie ühiskonna elektrienergia janu kasvab ka edaspidi. Aga Läänemere piirkonnas on soodsat energiat pigem puudu. Ma loodan seepärast, et arutelu viib meid sinnani, et ehitame võimalikult kiiresti uued tuulejaamad, mis meil energia hinda soodsamaks nügivad. Meie arvutuste kohaselt oleks terve Eesti peale vaja juurde ainult 100-110 suurt tuulikut, et 70-80% aastatarbimisest oleks puhta elektriga kaetud. Need tuulikud mahuvad ära küll. Aga igaks juhuks ütlen ka seda, et arutelu on endiselt vajalik. Ka nõudlikud küsimused on vajalikud. Nii looduse kui inimese vaatest, kui need kahte üldse sedasi eraldi vaadelda. Keskkond on keeruline süsteem. Elustik, rohevõrgustikud, kaitstavad liigid, rändeteed, kohalik ruum ja inimeste ootused. See kõik tuleb kokku panna nii, et tulemus oleks päriselt parem, mitte lihtsalt kiirem. Seega aitäh neile, kes otsivad lahendusi, teevad uuringuid, kavandavad, hindavad mõjusid, ehitavad, analüüsivad ja vahel ka oma teadmisi teistega jagavad. Aga ma tänan ka teraseid oponente. Sisuline kriitika viib kindlasti edasi. Kui mitte täna, siis vähemalt homme. Ja homme tuleb niikuinii. Soovin teile sisukat konverentsi, teravat mõtet ja head koostööd. Ja aitäh ministrile ja vaatame, kas Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra on sama mureliku kõnega meil siin tervitamas. Palun, Rainer Vakra. Tere hommikust. Minu ministrikõne ei olnud nii murelik, et eks ilu öeldakse on vaataja kõrvades. Selline tore mõttetera. No ei saa jätta mainimata, et ikka jälle, kui tuled toredale konverentsile esinema, siis mul on hea meel näha, et eestlased oma kultuurist ja juurtest kinni hoiavad, et ikka üks hea vana nali tuleb kogu aeg meelde, et käisin kunagi õpetajate päeval õpetajatele keskkonnast rääkimas ja vaatasin, õpetajad ka kõik on kogunenud sinna taha ritta, et eesread kõik vabad. Mõnes riigis ikka kõik trügivad ettepoole, Eestis ikka tahapoole ja siis küsin õpetajate käest, et koolis ja alati kõik ütlesid, et Rainer, tule ette pinki kuulama, saad paremini aru, et miks õpetajad nii taha istuvad. Õpetajad ütlesid, et no ma ei tea, et igaks juhuks, et äkki on kehv esineja, saab omavahel lobiseda. Nii et ma loodan, et kõik, kes täna siia saali on kogunenud, ei ole lähtunud sellest põhimõttest, et tagane omavahel lobiseda. Igatahes mina olen kohal, tere tulemast Tartusse, tere tulemast. Head konverentsil osalejad nii saalis, veebis kui siis ka kolleegid, partnerid, sõbrad, veel kord tere. Püüan tõepoolest olla siis selgelt optimistlikum ja minu meelest ka ministril olid mitmed lahendused ja optimistlikud noodid. Aga mul on hea meel kõiki teid siin tervitada. Me siin täna konverentsil käsitleme üht meie kõige keerulisemat ja olulisemat küsimust viimasel ajal. Kuidas arendada tuuleenergiat nii, et loodus jääks alles? Sageli öeldakse naljatledes, et on 3 valdkonda, kus kõik inimesed on eksperdid. Pedagoogika, meditsiin ja loomulikult keskkonnakaitse. No oleme ausad, viimasel kui sotsiaalmeediat vaadata, siis mulle tundub, et see nimekiri on muidugi lõputu ja iga päevaga aina pikeneb, aga sellegi poolest keskkonnakaitse on teema, mis tekitab kirgi, tekitab ka vastasseisi. Ja seetõttu on ülioluline, et me täna siin ja homme üheskoos oleme ja nendel teemadel arutame. Aastaid on olnud Eestis suur surve väljuda väga suure keskkonnajalajäljega põlevkivitööstusest, mis on meile andnud ajalooliselt teatud energiasõltumatuse. Olen ise sealt korduvalt käinud ja näinud neid tohutuid ühekordse majakõrguseid põlevkiviahjusid, siis paneb mind pidevalt imestama, kuidas mõningate inimestel on nii suur soovimatus neist lahti lasta ja tegelikult kohati lausa soov neid pidevalt juurde ehitada. Aga siiski, nüüd, kus me siin teiega koos üheskoos taas otsime alternatiive sellele, mida aktsepteerida, siis me teame, et ühtegi keskkonnamõjuta lahendust ei ole olemas. Ja kõige olulisem sõnum ka Eesti inimestele, et need mõjud ei ole kusagil kaugel,
määramatus Ida-Eestis, vaid meie igapäevasele elule palju lähemal ja palju nähtavamal. Kui Eesti liitus Euroopa REPower EU algatusega, oli selge, et taastuvenergia arendamine peab kiirenema. Samal ajal oli selge ka teine asi. Kiirustamine ei tohi tulla looduse arvelt. Keskkonnaametis võtsime me ülesande vastu teadmisega, et lahendused ei tohi sündida ühe asutuse kabinetis. Need peavad sündima koostöös. Viimase 3 aasta jooksul oleme REPoweri projekti toel püüdnud teha 3 asja. Luua paremad reeglid, paremad teadmised ja paremad praktikat, et taastuvenergia areng ja looduskaitse ei oleks vastandid. No ma tunnistan ausalt, et eesmärke selliselt üllalt sõnastada on selgelt lihtsam, kui päriselus neid tegelikult ellu viia. Tuulepargid peavad saama rajatud sinna, kus nad täidavad maksimaalselt taastuvenergia eesmärke ja kahjustavad võimalikult vähe loodust. Ma usun, et sellele mõttele kirjutaksid alla küll pea kõik eestlased. Aga loomulikult ka sellepärast ongi eriti oluline, et meie otsused oleksid andmepõhised ning keegi aitaks infot mürast välja sõeluda. Siin on Keskkonnaametil oluline roll ja me oleme siin keskkonnamõjuga otsuste kvaliteedi hoidja ja vajadusel ka otsustajad. Meie otsuste kvaliteeti ei näita ainult menetluste kiirus. Ka sissejuhatuses öeldi, et võib-olla oleme kohtunud mõnikord Keskkonnaametiga kohtus. Tõepoolest, lisaks kiirusele on olulisem sisu ja meie jaoks tihti ka see, et kas need otsused jäävad kohtus pidama. Keskkonnaametil on aastas ei rohkem ega vähem, aga viimased 5 aastat iga aasta umbes 300 kohtukaasust. Võiduprotsent on meil seal 98 lähedal. Ehk kohtulahendite statistika näitab üsna selgelt, et valdav enamus meie otsustest jääb vaidlustes jõusse. See annab meile kindluse, et oleme suutnud leida tasakaalu arendamise ja looduse vahel. Aga mulle meeldivad ka väga numbrid. Kui rääkida konkreetsetest tulemustest, siis REPoweri toel oleme saanud juurde 22 töökohta ja täiendavad ressursid mitmes struktuuriüksuses. See on meil võimaldanud teha midagi, mida peetakse sageli võimatuks. Toon siis mõningad näited. Keskmine taastuvenergeetikaga seotud menetlusaeg on võrreldes 2023. aasta algusega vähenenud rohkem kui 2 korda. Täna on see keskmiselt 10,4 tööpäeva. Ja seda olukorras, kus meie töölaual on olnud umbes 800 taastuvenergeetikaga seotud menetlust ja näiteks ka üle 900 soojuspuuraugu. Tegelikult ma arvan, et me võime Keskkonnaametis, ma näen siin väga mitmeid kolleege ka ministeeriumist, öelda üsna rahuliku südamega siin esmaspäeva hommikul, et ammugi on möödas aeg, kus Keskkonnaameti aeglasi menetlusi peeti Eesti tuuleenergia arenduste peamiseks piduriks. Aga tegelikult on ühiskonnale hästi lihtne sõnum. Tugev Keskkonnaamet tagab ühtlasi nii looduskaitse, kui ka suudab olla partneriks ettevõtjatele. Mul on igal aastal umbes 50 Eesti suurima ettevõtjaga kohtumised, seda kõikidest erinevatest valdkondadest. Ettevõtjad tihti küsivad, et kuidas nad sinna valikusse osutuvad. Meil on erinevad valemid. On väiksed ettevõtjad, kes on suured saastajad, on suured ettevõtted, kes on väiksed saastajad, aga neil alati on üks sõnum, et Keskkonnaametit kärpida ilma, et me muudaksime õigusruumi, et me muudaksime seadusakte, on tegelikult kivi igaühe kapsaaeda ja see ei tee arendajate tööd sugugi kergemaks, vaid vastupidi hoopis raskemaks. Teine väga oluline fookus on olnud teadmiste kasvatamine. Taastuvenergia arendamine tähendab väga sageli seda, et me astume valdkondadesse, kus varasem kogemus on napp või lausa puudub. Seepärast oleme me tellinud oma ala tippekspertidel hulga metoodilisi juhendeid. Ma toon mõned näited ka. Maismaa tuuleparkide planeerimissoovitused, merepõhja elustiku uuringu metoodika, mõju hindamise metoodika hüdrodünaamikale ja veeelupaikadele, tuuleparkide elustiku uuringu järelseire miinimumnõuded,
ning oleme ülevaate teinud maailma parimatest praktikatest tuulikute mõjude leevendamiseks ja hüvitamiseks loomastikule. Aga töö jätkub. Mul on veel üks hea lemmiknäide. Näiteks on kohe valmimas merekeskkonna keskkonnamõjude hindamise juhis ning arendamisel on tehisintellekti mudel Kotkase keskkonnas biogaasijaamade analüüsimiseks. Muide, hiljem me seda mudelit saame kasutada ka teiste keskkonnaalaste lubade puhul. Aga loomulikult keskkonnaharidus ja see, mida me oleme teada saanud loodusest, on vaata, et kõige olulisem. REPoweri projekt on toonud kaasa ulatuslikult alusuuringuid ja seired. Tegelikult väga tõsine tähelepanek ja tunnustus on tuuleenergia arendajatele, kellest on saanud viimasel ajal Eesti suurimad eluslooduse uurijad ja leidjad. Arenduste eel tehtavad uuringud on toonud välja tohutul hulgal uusi andmeid liikide leviku, liikumise ja elupaikade kohta. Ja loomulikult investeeringud keskkonnaharistusse ehk inimestesse. Me oleme REPoweri raames teinud mitmeid erinevaid koolitusi, kümneid. Nõupidamiste arv on olnud üle 450. Loodame, et neil on olnud ka tulemusi. Ja lõppkokkuvõttes koolitame mitmeid spetsialiste ja ka tänane konverents on üks osa sellest töisest jadast. Aga üks teema, millele ma veel soovin pikemalt peatuda, selleks on järelseire. Mõju hindamine looduses tähendab paratamatult alati ka määramatust. Kõiki loodusprotsesse ei ole võimalik kunagi täielikult ette prognoosida. Julgustan arendajaid ja eksperte mõtlema juba hindamise faasis seniselt selgemalt 2 küsimusele. Kui suur on hinnangu määramatus ja mida me teeme siis, kui realiseerub kõige negatiivsem stsenaarium? Selgelt läbimõeldud järelseire ja reageerimisloogikad annavad nii looduskaitsele kui ka arendajatele suurema kindluse. Ja veel, inimtegevuses ja looduskaitses peab olema alati pikem perspektiiv. On liike, kelle läheb hästi ja on liike, kelle seis on muret tekitav. Ma mõtlesin pikalt, et millist näidet tuua. Ma tean, et ka siit väljaspool saali on üle 100 kuulaja. Ja ma arvan, et viimase aja selliseks meie looduskaitse edulooks võiks ikkagi pidada Merikotkast. Veel umbes 60 aastat tagasi ei lennuvõimestunud Eestis teadaolevalt ühestki Merikotka pesast ühtegi poega. Täna on see liik taas meie rannikute ja suurte veekogude üheks osaks. Aga selle taga on olnud ka väga konkreetsed otsused. Keskkonnamürkide keelustamine, elupaikade kaitse, jahikeeld ning pliihaavlite kasutamise piiramine märgaladel. Aga me kõik teame siin saalis, väljapool saali, üle Eesti, et on liike, kelle olukord on täna sama kriitiline kui Merikotkal pool sajandit tagasi. Ma usun, et need liigid käivad siit 2 päeva jooksul korduvalt ettekannetes läbi, olgu selleks kas must toonekurg, kassikakk või mõni muu kotkaline. Mitte, et kassikakk oleks kotkaline. Nende säilitamiseks tuleb teha täna sama sihikindlat tööd, nagu tehti Merekotka puhul ja seda ka tuuleparke arendades. Kokkuvõttes kordan juba varem öeldud, et seda kõike on võimalik teha koostöös partneritega ja ainult koostöös partneritega. Kotka klubi, Eesti Ornitoloogiaühing, Kliimaministeerium ja loomulikult tuuleenergia arendajad, kohalikud omavalitsused, spetsialistid, teadlased. Ja jätkuvalt on ju õhus keerulised küsimused, millele tuleb ka üheskoos leida vastused. Näiteks hetkel töötatakse muulgas hukkumisriskide mudelite täpsustamise ja aktsepteeritavate lävendite määramise kallal. Ka need lõplikud vastused saavad tekkida vaid üheskoos. Ja oma kõne lõpetuseks ja konverentsi alustuseks sooviksin ma tänada. Üleüldse Eesti ühiskonnas on tihti nii, et kui midagi on halvasti, siis on hästi lihtne leida 1000 inimest, kes kõik näitavad näpuga. Kui midagi on hästi, siis aja seda ühte taga, kes suudab seda välja öelda. Aga ma soovin kindlasti tänada Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhti Kailit. Võite ka püstida, sa teeme sulle hommikuaplausid, et oleks energeetiliselt jõulisem. Kes on olnud Keskkonnaametis kogu selle REPoweri projekti eestvedaja nii täna kui ka homme ja loomulikult kogu tema meeskonda. Ma loodan, et Kaili annab siis tänusõnad edasi. Ja loomulikult me oleme tänulikud partneritele, kes on aidanud leida uusi lahendusi.
kraaps arendajatele, kes on olnud valmis uusi praktikaid katsetama ja loomulikult tänulikud teadlastele ja ekspertidele. Aga nii nagu ütles ka minister, kuldsed sõnad, tuleb ministrit kuulata hoolikalt. Ja aitäh ka kriitikutele. Tihti konstruktiivne kriitika sunnib mõtlema ja asju ka paremini tegema. Nii et mõistlik kriitika on alati teretulnud. Nii et kui kellelgi on Keskkonnaametile midagi öelda, rainer.pakra@keskkonnaamet.ee on minu meiliaadress ja telefoninumber on 58 00 28 28. Kui on võõras number, siis ma muidugi kirjutan, et olen hetkel kinni ja PIN-koode ei anna, nii et pole mõtet uuesti helistada. Aga kui on sisuline küsimus, siis tuleb kohe ka sõnumisse kirja panna. Igatahes iga päevaga muutume me targemaks ja võimekamaks partneriks nii arendajatele, mõjuhindajatele, ekspertidele kui ka kohalikele kogukondadele. Ma ei tea, kas ma tean, et Marko Mägi siin saalis ei ole, aga võib-olla meid kuulamas. Minu meelest temal on ikkagi üks ilus tabav mõte. Ma pean muidugi tunnistama, et originaalis, nii nagu ikka tihti tsitaatidega, Marko Mägi suu läbi kõlab see paremini kui läbi minu ette loetuna, aga sellegipoolest mõte on lihtsalt niivõrd ilus, et selle oleks tore meie konverents avatuks kuulutada, et Marko Mägi on siis tabavalt öelnud, et tuugen on kõigest kole, aga kliimamuutus on täiesti kohutav. Nii et soovin teile ilusat konverentsi, jõudu, jaksu ja aitäh tulemast ja küll me üheskoos ka need lahendused leiame ja põhimõtteliselt igal juhul hoidke optimistlikku meelt ja nagu ütles minu kadunud vanaema, olgem rõõmsad. Aitäh!